Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, tänases videos ma räägin Ayatul Kursist või Al-Kursi värsist, mis on siis Koraani kõige tähtsam värs. Ja kõigepealt ma loen siis ette selle araabia keeles ja siis räägin lähemalt selle eestikeelsest tõlkest ja seda, või seda, mis need värsid tähendavad või mis nende värsi osad tähendavad, kuna tegemist on ühe värsiga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ja eesti keeles tähendab see siis, või selle tõlge on: Jumal ei ole teist kummardamist väärivat Jumalat peale tema, igavesti elava ja iseseisva alalhoidja. Teda ei taba unisus ega uni. Temale kuulub see, mis on taevastes ja see, mis on maal. Kes saab tema juures eest kosta välja arvatud tema loaga? Ta teab, mis on nende ees ja mis on nende taga. Nad ei hõlma oma teadmistega mitte midagi, välja arvatud seda, mida ta soovib. Tema kurssi hõlmab taevaid ja maad ning nende alalhoidmine ei väsita teda. Ja ta on kõige kõrgem, suurim. Ja Allahi sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam on andnud teada siis, nagu ma enne ka mainisin, et see on kõige tähtsam värs Koraanis, kuna see võtab kokku või hõlmab siis kõige kõrgema looja erinevaid tauhiidi, tema sellise suursugususe ja erinevate omaduste tähendusi. Ja Allah annab kõigepealt meile teada, Jumal annab teada, et ta on Allah, Jumal, mis tähendab, et temale kuulub teenimine igal moel ning et mitte keegi peale tema ei vääri teenimist ega jumalikkust ning kõige muu jumalikus ja teenimine on väär, et kui keegi väidab, et kellelgi või millelgi on jumalikke omadusi, siis see ei ole korrektne. Ta on igavesti elav, tähendab, et talle kuuluvad kõik täiusliku elu omadused, nagu täiuslik kuulmine, nägemine, igasugune võimekus, tahe ja teised omadused, mis on seotud tema olemusega. Ja see on ka see suur erinevus inimeste ja Allahi vahel, et kui meie võime kuulda ja näha, aga see meie nägemine, kuulmine, kõik meie omadused on piiratud. Samas kui Allah näeb kõike, kuuleb kõike, et see, et meil on kuulmine ja temal on kuulmine, meil on nägemine, temal on nägemine, see ei tähenda, et need oleksid samasugused. Ta on iseseisev alalhoidja ja see tähendab siis, et ta hõlmab kõiki omadusi, mis kirjeldavad tema tegusid ja ta on sõltumatu ja vaba igasugustest vajadustest oma loode järele. Et kui meie looduna, inimesed ja kõik muud elusolendid vajame Jumalat, siis Jumal meid ei vaja. Ja kõik näiteks ka samuti kõik need palved, mis me teeme Allahile, kõik praegu näiteks paastumine, mis me teeme tema jaoks. See, et me teeme teda tema jaoks, temale, see ei tähenda, et tema neid seda kõike vajaks. Et meie vajame seda tasu, mis ta meile annab, meie vajame tema armu ja kõike muud, aga tema ei vaja neid teenimise tegusid meie poolt. Ta hoiab alal kogu loodut ja ta on põhjustanud kõikide asjade olemasolu. Ta on toonud kõik asjad ellu. Andnud kõigele ka siis elatise, araabia keeles rizq või rizq on siis elatis ning kõik, mida on olemasoluks ja ellujäämiseks vaja. Et kõik, mis on vajalik nii inimestele kui loomadele, kõikidele muudele elusolenditele, Allah on kõik selle taganud. Et näiteks inimeste puhul toit, et me saame kasvatada taimi,
me saame, meil on näiteks kariloomad, keda saab toiduks kasutada. Et kõik see on ka Allahi poolt tagatud ja samamoodi siis loomadele. Ja siis tema täiusliku elu ja sellise alalhoidmise omaduste tõttu teda ei taba unisus ega uni. Ja siis unisus ja uni tabavadki ainult, või see unisus võib-olla ei ole kõige täpsem sõna eesti keeles, aga see nagu selline unetunne, et kui me hakkame magama ja me tunneme, et me oleme väsinud unised. Ja siis uni, see ainult tabab loodut, see ei juhtu kunagi Allahiga, aga loodu siis tunneb sellist unetunnet, väsimust, nõrkust, võimetust, aga see mitte kunagi ei kehti Allahi puhul, kelle omadusteks on siis suursugusus, üleolevus, auväärsus, kõik sellised kõrged omadused. Ta annab teada samuti, et ta on kõige omaja, mis on taevastes ja maal, talle kuulub kõik, mis on taevastes ja maal. Seega kõik siin maailmas on siis Jumala sulased ja kõik asjad on Jumala omandid, kõik puud, tähed, kõik. Ja mitte keegi ei ole väljaspool seda seisundit, et ta oleks kas siis Jumala sulane või Jumala poolt Jumalale kuuluv. Ja samuti ühes teises versis ütleb Allah, ei ole kedagi taevastes ega maal, ilma et see tuleks kõige halastavama juurde sulasena. Et kõik inimesed on Allahi sulased, vaatamata sellele siis, kas nad tunnistavad seda või mitte. Ta on siis seega kõige omaja ning tema on see, kellele kuuluvad siis omamise ja asjade korraldamise, valitsemise, üleolemise omadused. Ja siis üleolev siin, see ei tähenda sellist negatiivses mõttes, aga see, nii nagu inimeste puhul me ütleks, et keegi on üleolev inimene, sest on selline ülbe, aga Allahi puhul üleolev on siis positiivses võtmes, tähendab nagu teistest üle kõiges. Samuti tema omamise või temale asjade kuulumise täiuslikkuse alla käib ka see, et keegi ei saa tema juures eest kosta, välja arvatud tema looga. Ja kõik, ka kõige tähtsama positsiooniga inimesed selles maailmas ja kõik, kes saavad eest kosta viimsel kohtupäeval on tema sulased ja nad ei saa eest kosta enne, kui neile seda lubatakse. Allah on öelnud, ütle, kogu eestkostmine kuulub Jumalale, talle kuuluvad taevad ja maa. Ja Jumal ei lase kellelgi eest kosta, välja arvatud neil, kellega ta rahul on. Ja Jumal on rahul vaid nendega, kes teenivad teda üksinda järgivad tema sõnumitoojaid, kelle omadusteks see aga pole, sellel ei saa eestkostest midagi osaks ja eestkosta all mõeldud siis viimsel kohtupäeval, kus Allah, Jumal laseb osadel inimestel eestkosta teiste inimeste eest. Siis selle järel annab Jumal teada oma kõikehõlmavate kõikehõlmavate ja lõputute teadmiste kohta ning et ta teab, mis ootab tema loodut ees igasugustest tulevikusündmustest ja samuti teab siis seda värsis mainitud, mis on nende taga ehk siis kõiki minevikusündmusi samuti. Et Allahi jaoks ei ole, meie oleme nagu piiratud selle aja sees, et meie jaoks on praegu ainult üks praegune käesolev hetk ja keegi meist ei tea tulevikku ja me ei tea ka täielikult minevikku. Me isegi unustame oma enda elus asju, mis toimusid mõned aastad varem, võib-olla isegi mõned kuud, nädalad varem me unustame asju. Aga Allahi puhul on siis tema puhul on need teadmised lõputud nii tuleviku osas kui ka praegu toimuva suhtes kõik, mis hetkel aset leiab, ükskõik kus see on, ükskõik kui väike see ka ei oleks ja samuti kõik, mis on toimunud siis ka minevikus, et tema jaoks ei ole seda, Allah jaoks ta ei ole piiratud selle ajaga, nii nagu meie oleme ja samuti ükski varjatud asi ei ole tema eest peidetud, et ükskõik kui väike see ei oleks, kuivõrd see ei oleks ka meie inimeste suhtes kui peidetud, Allah jaoks ei ole miski varjatud.
ja Allah ütleb ka ühes teises versis, et ta teab, mis petab silmi ja mida peidavad südamed. Et ta teab, mis on ka inimeste südameis, mida me mõtleme, mida me tunneme. Allah teab kõike seda. Ja sellepärast ka, et kuna Allah teab kõike, mis on meie südameis, vahel kui me tunneme näiteks, et keegi meid ei mõista, keegi ei saa meist aru, keegi kohtleb meid halvasti näiteks ja me tunneme, et keegi ei saa meist aru, mida me tunneme, siis me peaksime alati tuletama meelde, et Allah alati teab seda, mis on meie südameis. Ja kui me tema poole pöördume, tema abi palume, siis me teame ka, et Allah alati teab seda, mida me tunneme. Et isegi kui keegi teine meie ümber ei mõista seda, või isegi kui me ei suuda seda seletada teistele inimestele, mida me tunneme parasjagu, siis me peame alati meeles pidama, et Allah teab täpselt, mida me tunneme, ta teab täpselt, mis on südames, ta teab, mida me mõtleme, mida me tunneme. Ja mitte keegi tema loodu hulgast ei mõista midagi Jumala teadmistest ja infot, mis Jumalale kuulub, siis nagu värsis ütleb, välja arvatud seda, mida ta soovib. Ehk mida ta on neile avaldanud ja selle hulgas on ka siis kõik, mis puudutab ettemääratust ja islami seadust ja kõiki muid seadusi. Aga samas on see väga-väga pisike, isegi tühine osa võrreldes loojale kuuluvate teadmiste ja selle infoga, mis temal on ükskõik mille kohta. Ja seda kinnitavad ka loodu hulgas kõige teadjamad, kelleks on sõnumitoojad inglid ja nad on öelnud, siis Koraanis on mainitud, et nad ütlesid, ole sa ülistatud Allahile, ütlevad nad seda, ole sa ülistatud. Meil ei ole mingeid teadmisi, välja arvatud see, mis sa oled meile õpetanud. Et see on ka miski, mille üle tasub mõelda, et ükskõik kui tark keegi siin maailmas on või kui palju teab ükskõik mille kohta, siis need teadmised on alati võrreldes Allahi teadmisega tühised ja piiratud. Et seda tasub meeles pidada ka, et see, mida me teame, on ka tänu Allahile. Et see, et meil on võime asju õppida, asjadest aru saada, et kõik see on ka tegelikult tänu Allahile. Et see mõistus, mis ta on meile andnud, et meil on võime õppida, areneda ja teadmisi juurde saada ja teadmisi omandada, see on ka kõik tänu Allahile. Ja siis edasi annab ta teada oma suursugususe, auväärsuse kohta ja ehk tema kurssi, mis on siis see värsi nimetus kurssi, on siis selline jalapink. Teine sõna on arsh araabia keeles, mis tähendab siis trooni. Et need kaks asja on erinevad, arsh ja kurssi. Kurssi on siis see jalapink, mille peal on Allahi jalad. Ja see ulatub siis üle taevast ja maa ning ta hoiab taevast ja maad, siis alal hoida, ta hoiab alal taevast ja maad koos kõikide nende elanikega ja läbi selle igasuguse korralduse, mis on selleks vajalik ja mille Jumal ja seadused, mille Jumal on siis oma loodusse pannud. Et kõik need loodusseadused ka, mis meil on ju Allahi poolt loodud. Ja samas selle kõige alal hoidmine, kogu selle universumi toimimas hoidmine ei väsita teda ja seda siis tema selle suursugususe, tema võimekuse, oma laia tarkuse tõttu ja kõikide oma täiuslike omaduste tõttu ei väsita see teda ja ta on kõige kõrgem, al-Ali on siis kõige kõrgem oma olemuse poolest ja seda siis võrreldes kogu looduga. Ta on samuti kõige kõrgem siis oma omaduste tõttu ja kes on siis jällegi üle olev, mitte siis negatiivses võtmes, aga positiivses, ta on üle kogu oma loodust. Ning kõik tema loodu on temast siis allpool, temast vähem tähtis. Ja kõik ka isegi kõiges, ka selles maailmas negatiivses võtmes, siis inimeste puhul kõige üleolevamad inimesed ka on lõpuks, isegi kui nad selles maailmas seda ei tunnista, lõpuks on nad ikkagi viimsel kohtupäeval Allahile alistunud ja alandlikud. Ja samuti on ta suurim, al-azim, jällegi eesti keeles võib-olla jälle suurim, ka kõige tähtsam, suursugusem, suurepärasem. Ja see võtabki kõik selle
kokku selle kõik tema suursugususe, üleolevuse, auväärsuse ja kiiduväärsuse omadused. Ta on samuti see, keda inimese südamed armastavad ja keda hinged ülistavad ja igasugune maine suursugusus, mis kellelegi kuulub, mingisugune tähtsus, kõrge positsioon, mis iganes, mis meie selles maailmas, mida me näeme hästi suurena, hästi tähtsana, keegi on hästi tähtis inimene või hästi mõjuvõimas, et siis see kõik on Allahi suursugususe kõrval täiesti tühine. See on siis kokkuvõtlikult Ayatul Kursi, Al-Kursi aya, Al-Kursi värss ja mida see tähendab. Ja barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.